No tere jälle siis. Videot pole tulnud, ma ei tea, 3 nädalat või? Vist äkki. Reedega saab 3 nädalat täis. Et päris pikalt ma pole jõudnud teha. Põhimõtteliselt läheme järgemööda. Alustame sellest kõige tähtsamat asjast. Ostke mu Z1000 ära. Z1000 on Vegos ja autodiileris müügis. Ja ongi kõik. Ostke ära. Kevad on käes vist Eestis juba, et oleks nagu aeg üks normaalne ratas endale osta ja hakata sõitma ringi. Ma ei ole hinda korrigeerinud, hinda annab tingida, kes tahab, tingige, aga lihtsalt ostke ära. Motoraiko Eestis näitab teile seda, et helistage mulle, lepime aja kokku või kirjutage ükskõik mida. Ja siis Motoraiko Eestis tuleb, näitab ratta ette, paneb tööle, saab proovisõitu teha ja siis kui asi nii kaugel on, et on vaja rahast veel täpsemalt rääkima hakata, siis uuesti minule kõne ja et oskab midagi rääkida ka selle ratta kohta, et ta teab sellest rattast ja ta on seal, ta tegi sellele ülevaatuse veel mingi aeg ära eelmise aasta lõpus äkki või midagi, ma ei mäletagi. Et ratas on korras, sõidab, töötab, kõik on idekas, kui ainult oleks raha saadaks kas või siia, et jah, aga noh, see ei tasu ära, kuna juba arvele võtmised kõik asjad on nii kallid, aga mulle räigelt endale see ratas meeldib. Aga nii, et kes tahab, võtke hea ratas endale, sest mul on vaja töökoja rahasid kokku saada siin vaikselt. Teine asi, miks ei ole videosid tulnud? Põhimõtteliselt jah, sellepärast, et ma olen kõvasti ainult streaminud siin, see on üks asi, siis üks suuremaid asju, siis oli 1,5 nädalat olid külalised Eestist meil siin, Raiko, Diski Raiko ja Ämm olid külas, mõtlesin küll, et filmin ja teen, kui me käime kuskil matkamas värki, aga ei jõudnud, ei viitsinud, pigem veetsimegi niisama aega, et ei hakanud filmima. Ja niimoodi see läks see aeg siin. Ja veel üks asi, mille pärast ei ole videot tulnud, oli see, et Birgitil oli arvuti vahepeal rivist väljas, seal oli mõned jupid vaja vahetada ja korda saada, nii et tegelikult ma filmin seda juba teist korda, ma tegin selle sama video mingi nädal tagasi juba, siis ma tõin meelde, et talle arvuti on katki. Selleks ajaks oli korras, aga siis polnud DaVinci Resolve'i tõmmatud, nii et siis ma ei saanud editida. Aga nüüd on see ka olemas ja põhimõtteliselt ongi hea, et nüüd see video tuleb siis täna kolmapäeval välja, mis iganes kuupäeval see on. Vaatame kuupäeva ära. 25. märts, 26 homme neljapäeval, tulge siis striimi kõik vaatama, sest et seal me teeme tööd. Aga vaadake, mis me striimis oleme siin kokku ajanud, siis siuksed ilusad summad. Nüüd homsega saabki äkki 6 nädalat täis vist, aga algul oligi ülikiire, 4 nädalaga saime 4000 üle 4 tonni. Põhimõtteliselt tonn nädalast tuli vahepeal, see oli kulme. Ja noh, siin on nimekiri ka päris korralikult pikemaks läinud. Miks sularaha on? Sest kui Diski Raiko siin oli, siis ta andis sulas ka siin 35 € ja ta on siia tõmmanud juba 4. Jürgeva pani väga reitsilt ühe päevaga 411 €, siis oli meil Pablo striimis, Pablo tõmbas siin korralikult rahva käima, see oli päris rets päev, aga näed, elud käib siin, see on mul nüüd mingi 86 miljonit korda see tahvel maha kukkunud, nüüd kukkus raam ümber ära viimase korraga, siis ma tegingi siia nüüd, panin, see on 2,5 teibiga, et saaks siia allapoole veel neid nimesid panna, siin on samasugune metallplaat, mis hoiab siis meie kogusummat, aga no ikka korralik, ikka väga ilus nimekiri on siin tekkinud juba tonasid ja mõnus vaadata, selles mõttes, et tuleb ja tuleb vaikselt. Mis siin veel toimunud on? Alustame sellest, et sai siin eelmine nädalavahetus just sõitmas käidud, üks korralik tiir tehtud selle teise eestlasega, väga mõnus oli, ilus päev, retsid vaated, nagu ikka siin Hispaanias. Ja noh, numbrist jäin ilma, see oli mul nipparitega siin kinni ja läinud ta oligi selles mõttes, et ma unustasin ära, et nipparid küljes olid ja sõi vist loksutas läbi. Mis veel? See sõidab idekalt, sinist natuke lööb tagant välja, pole hullu. Selles mõttes, et see sõidab ja seda ongi praegu kõige rohkem vaja. Siis on meil siin üks BMW, ülirõve BMW C1. On juba siin mingi nädalake üle olnud ja no, siin pole midagi, siin on esiots siis kõik laiali võetud. Probleem on selles, et esitorud lekivad, need ei ole amordid, siin vedru ega midagi sees pole. Need lekivad siis
Nad lekivad sellepärast, et sisemine tagumine amort on siis kutu, et noh, see peaks üles-alla liikuma siin ise, et kui ma sisse lükkan, või välja peaks ta ainult suruma, see ei liigu kuskile, täiesti surnud, siis jah, ja miks amorditorud lekivad, on sellepärast, et noh, kas need amorditorud just, aga mõlemal on mõra sees, sellepärast lihtsalt, et see enam ei vedruta ja kogu raskus on siis nende peal. Ja üks hetk siis lihtsalt nad lähevad surve all, mõranevad ära, teine on samamoodi. Siis on see täiesti sodi uut sarniiri vaja. Sarniir maksab juba mingi pea sott. Need korpused äkki olid mingi 70 eurtsi, tugevamad on vist 90 euri või 95, ma ei mäleta enam. Mis veel? Amort, uus YSS-i oma oli vist üle 3 soti, aga originaali sai alla 2 soti suts, või alla 3 soti suts minu meelest. Mingid siuksed hinnad, igatahes. Hinnad, need on uute hinnad, on ju. Aga klient ei taha ühtegi uut juppi panna. Nii et otsis nüüd mingisugused välja, kus väidetavalt need on korras, kasutatud. See on korras, väidetavalt kasutatud. Kuidas ta ütleb seda, et see korras on, sest see, kes müüb, see ütleb, on ju. Aga ega ta lahti ei ole kiskunud, nii et ma ei tea reaalselt, mis seisukorras see on. Kui ma õigesti mäletan, minu meelest pildi peal oli sarniir ka juba ribadeks, vähemalt kummsid pealt katki, nii et ma ei usu, no vaatame, kui see kohale jõuab. Igatahes, mitte üht uut juppis ei taheta osta, natukene nadi töö on see, et oleks teadnud, nii läheb, siis võib-olla oleks võtnud. Ja siin on veel miljon asja. Kinnitused kõik katki. Mingi vedru. No seda ma vist ei hakka remontima, sest ilmselgelt ta ei osta ühtegi asja siia, ja siis kuhu see kinnitub, mis see teeb? Ma ei tea, pole aimugi. Kuskile tegelikult, noh siin mingi koht on, kuhu ta läheb, aga mille jaoks see on täpselt, seda ma ei tea. Las ta siis olla, on ju, sest et noh, ta teab kõike, mis viga on. Tema tellis ainult ütleski, et teeme ainult need siit eest. Ta võitis tervesi selle ja kõik. Siis ta tahab uusi trosse saada, noh siin on mingi tross. Teine tross on see siin, mis on siis trossi nii-öelda kõri ainult siin. Siia on uus tross vaja panna. Et jah, siin on 2, see on mingi huvitava süsteemiga, kus on siin siis 2 seda käepidet, millega saab siis seda nina tõsta ja millega saab keskjala alla siia panna. Et hetkel käib see jala abiga, et jalgadega lükkad samal ajal ja siis keskmisest või suuremast kangist tõmbad. Suurem kang lükkab esiratta alla, et tõstab nina üles, et oleks kergem seda tõsta. Siis igatahes, jah. No see on nagu, põhimõtteliselt see ei ole enam, ma ei tea, see on imelik pill, siin on elektroonikat rämedalt täis kõik. Siin on sul iste on koos turvavöödega, ilma turvavöödeta tööle ta ei lähe. Sul on siin panoramkatus, sul on siin kõlarid, sul on siin salongi valgustus. Loomulikult ka kojamees. Täiesti nagu sõve asi. Aga noh, mis sa teed? Siuke see on. Taga, ma loodan, et siia käib mingi iste peale, kus istutakse, sest jalatoed siin on, aga siukse plastiku peal väga mugav istuda pole. Et jah, ja ma ei tea, kas siia küljekatted käivad, et mis selleks katusest kasu on, kui vihm tuleb külje pealt. Aga noh, vaatame. Igatahes siuke töö, natuke loll töö, piduriklotsid on läbi, need teda ei huvitanud üldse. Taga piduriklotsid jumala imelikult kulunud. Et ongi, siis peab hooldused mingisuguse tegema. Aga noh, see juba, et kasutatud jupid tulevad. Ma pean selle lahti siin siis kiskuma jälle. Noh, natuke sai siin pihta ka see, et mul ei ole nagu siukest õiget seda, millega see lahti kiskuda. Et üks peab vaatama. Siuksed ma tellisin endale, mis on võimalikult väiksed, aga vaatame teine kord, kui need jupid nüüd jõuavad. Lahti saab, see kõige hullem pole, et see natukene plastik seal saab pihta. Oot, siis toodi siia siuke pill. Kas 450 FSC. Probleem oli see, et vist mingi aasta aega pole tööle saadud pilli, 2 töökohas käin, midagi pole aru saadud. Väidetavalt hästi ära retsitud kõik ja kõik asjad. Ja sellega siis oligi, streamis panime selle põhimõtteliselt 2 tunniga tööle, nagu naksti, aga noh, jutt oli ka see,
et viimane kord, kui töötas, see omanik ise tegi endal siin pani siis siia nukkadele, vahetas need nukaplaadid või kinnitused ära, mis siin neid kinni hoiavad, mõlemad on 4 poldiga kinni ja vahetas need ära ja siis enam ei töötanud. Ja ma mõtlesin, et äkki on siis kuidagi kett hüppanud äkki hamba edasi või ükskõik mida, et midagi on siin nässus. See esimene asi oligi see, et võtab siis selle lihtsalt küünla maha, piilub küünlaaugust sisse, selle hindrit, kas äkki on klapid pähe käinud, ükskõik mida. Küünal maha tuli, oli juba näha, et küünal täiesti kuiv. Eelmine päev, kui ta selle tõi, siis ta siin natuke käies seda ringi, näitas, et mootor ringi käib, aga tööle ei läinud. Küünal oli kuiv, kui välja võtsin, mingit kütusehaisu, mitte midagi polnud. Midagi oleks siin võinud olla, kui me seda ringi ajasime, pump tegi häält ja värki ja jah, tööle ei läinud. Siis kui juba seda lahti võtsin, siis oli kohe näha, siia ma praegu tegin nüüd uue küll, siukse, see on siuke imelik, see ei ole nagu siis, see ongi siuke klamm, siuke peabki olema põhimõtteliselt, mitte päris siuke, aga varasemalt oli siis sinna mingi siuke tehtud, lihtsalt kuidagi natuke kuuma saanud värki, vahetasin selle ära, tegin natuke normaalsema, jootsin otsa, aga see oleks nagu nii uut vaja, sest see ei ole isegi õige, see on täiesti lahti siin, kõik vesi, kõik mustus hüppab sealt kohe sisse, et see peaks tihendatud olema. Ja siis sai juba nii palju aru, ja siis testisime sädet igaks juhuks uue selle otsaga, säde oli väga räige, see oli olemas ja lõpuks panin siis paagi peale ja natuke uurisime asju, midagi tegin veel, puhastasime seda paagi pumpa ja lõpuks siis öeldigi streamis, et pane meile juhtmed tagurpidi peale. Elektriskeemi ma leidsin, elektriskeemi järgi oli nagu, olid asjad, juhtmevärvid ei ole õiged selles mõttes, aga panime tagurpidi ja pump hakkas õiget pidi tööle, ta töötaski tagurpidi ja põhimõtteliselt ratas töötas. Et streamis tegime selle korda nagu naksti. Me teadsime juba, et kütuse teema, sest kütust ei tulnud peale. Ja siis oligi, eile võtsime nüüd täiesti juhtmestikku maha, et nüüd on see teema, et saaks mingid tuled asjad kõik tööle siin. Siis ma võtsin selle terve juhtmestiku laua peale, et näha oleks parem, mis siin toimub. Väidetavalt on siin auto elektrijuhtmestik külge pandud, aga näitas mulle, et kaitsmekarp on auto oma ja värki. Aga tegelikult on siin ikkagi kas on peal, et see on ikkagi mingisuguse ratta enda oma. Aju on 400 FSC oma, mitte see ratas ise 450. Ma täpselt nüüd ei saa aru, kas need on, kui samasugused need juhtmestikud on, 450 elektriskeemi vaadates ei jookse ükski värv kokku. Aga ei ole nagu väga retsitud, siin algul, kui ta küljes oli, tundus olukord palju hullem, et siin on kõik mingi täiesti metsa keeratud. Aga siin on asju, aga mitte nii hullu, põhimõtteliselt need on mingid vanad indikaatortuled, siin on mingi esituled oma, siin sa juba tead, et kaugtuli, lähituli või kaugtuli, lähituli, parktuli peaks olema juba voolud peal, siin kuskil tulevad, et põhimõtteliselt tuled saaks tööle, siis siia on midagi tehtud, need on ühendatud, siit on mingi täiesti lambi pikendus tehtud, ma ei tea mille pärast, et siin mingit huvitavaid asju on siin tehtud. Ja siis eile, kui ma nüüd tööle peale panin uuesti juhtmestiku, siis mingid tuled saime tööle, mis varem ei töötanud, kui see omanik mul ise näitas, et ütles, et tagatuli või suunad või midagi töötab, siis kui näitas, ei töötanud ükski asi. Eile siis saigi pandud uuesti juhtmestik, nii et seda täiesti suvalt on ta siin peal, et ma saaks kohe, ta ongi niimoodi, et ma tõstan selle lihtsalt pealt ära, kui vaja, ta ei ole kuskil kinni ega mitte midagi, ainult pistikud on ühendatud. Ja siis ongi, eile nüüd sai siia taustavalgus tuli, midagi ette ei löönud, vent hakkas tagurpidi tööle, kõik kuidagi tagurpidi töötavad asjad. Ennem seda teemat ei olnud, et nüüd peabki vaatama, mis teema siin ei ole väga palju asju, mis saab valesti olla. Massid lähevad siia ja mass läheb siia ja siis ongi ja siit oli veel toodud, see läheb nüüd starterile otse peale, see läheb akule, need on õigesti, päteri ja mootor.
aga siit oli veel eraldi toodud millegi pärast mööda ratta külge siuke pikk juhe veel, kaabel, mis läheb otse starterile, selle võtsin praegu ära. Ma ei tea, mis selle mõte on olnud, aga las ta praegu olla, praegu ei ole see tähtis. Igatahes jah, mingid asjad saime ühe suunatuleile vilkuma juba siin korra, aga samal ajal kui suuna sisse paneme, hakkab tagurpidi vent käima vahepeal, sinna üldse mingi X anomaaliad toimusid. Täiesti lambi hetkel hakkas vent tööle, kui ma starterit panin, siis enam ei hakanud tööle, siis nüüd hakkas suunatuledega koos releega hakkas vilkuma, see hakkas samamoodi töötav niimoodi, kui vent, või noh, kuidas relee plõksus, niimoodi suunatule taktis, siis käis ka vent. Ja hakkas see siin kõik vilkuma. Siin, nagu näha, siis võtsime natuke lahti. On tehtud, praegu on põhimõtteliselt niimoodi neid siia ühendatud. Neid pole üldse kasutatud. Pistik ongi lihtsalt tavaline siuke, et ma ei saa aru nüüd, mis siin on midagi ära lõigatud vahelt ja kuskil peaks siis olema mingi pistik äkki veel, mis on kasutamata. Et jah, võti ei teinud praegu mitte midagi, selles mõttes polnud vahet, kas võti sees oli või mitte. Igas ta ennem oli vahet, seda ma ei tea, sest ta keeras alati võtme süüte sisse. Aga süüde ju midagi ei näidanud meile. Et kõik oli pime ikkagi. Ja jah, siin on siuke huvitav see, et igal pool on ju neid kasutatud siin. Ja mingid asjad see ei märgitud, mis teadsin, mis kuhu käivad, aga siuke on, siin on kõvasti veel vaja teha. Ratta sai kiiresti tööle, sest et valet pidi oli need pandud. Aga nüüd ma mõtlen, võib-olla ikkagi oli õiget, ma ei tea, äkki midagi on siin valesti, mingid asjad töötab tagurpidi, võib-olla pump oli õigesti ühendatud, aga kõik töötab tagurpidi. Ehk see on teoorialist, eks ta vaatab homme laivis, arutame seda teemat. Need ei ole õigesti, need ta tahab nüüd õigesti üles panna, lükata nii nagu peab olema. Põhimõtteliselt kõike, siin on starteri see tikkpolt oli lahti, kõik siin liikus kaasa. Igalt poolt on mingid lekked siin, et kõik asjad tahab korda saada ja üle vaadata, et saaks nagu enam-vähem okei pilliks. Et siuke huvitav projekt, aga täitsa äge on teha, selles mõttes huvitav on see. Ja samamoodi, kui see tüüp käis siin, siis nad rääkisid siin sellest, et kunagi oli üks mingi ATV Yamaha Raptori vend, ma pean selle ikka ilusti siin hoidma, et meie YouTuberid tuleks näha, kes siin käivad vaatamas. Et oli Raptori tüüp mul küsinud kunagi, palju maksab klapiregull. Siis ma ütlesin talle mingi 90 €, et panin siukse odava hinna pigem, et ma ei hakanud väga hullu panema, et lihtsalt saaks töö sisse, saaks jälle juttu liikvele, et need seal tegi klapiregulli ja niimoodi. Ja tuli välja, et kui ma ütlesin selle hinna ära talle, ta ei vastanud mulle mitte ühte asja, täiesti vaikus. Ja nüüd ma sain teada, et ma olin liiga odava hinna talle öelnud. Need tüübid teadsid, või selle Pablo, see sõber, kes selle kas-kassi tõi, tema sõber teadis seda tüüpi ja ütleski, et liiga odava hinna ütles mulle ja ma ei tea, kes ta on. Sellepärast ei tulnud töösse, nii et me rääkisime ära, nüüd kui ta tahab uuesti tulla, siis on juba 2 sotti klapiregull. Et võt siuke teema, et kui liiga vähe küsid, siis on veits kahtlane. Okei, hea teada, aga parem see, et vähem küsida, kui et räägitakse edasi, et see küsib mingi ulme hindaga, lihtsalt teeb kuskil mingi urkas tööd. Et ma võtan selle siis, las ta nii olla. Ja mis veel, ma vaatan, kas ma midagi tarka veel panin siia kirja, millest rääkida. Aga põhimõtteliselt, ega mul midagi ei olegi siin rohkem rääkida. Töökoja teemadel, praegu on vaikus, me käisime nüüd eelmine neljapäev omanikuga, saime kokku, läksime linnavalitsusse, jalutasime ja seal küsid, mis toimub. Dokument pidi olema siis selle mingi tehniku käes või kes iganes seda vaatab üle, neid pabereid praegu ja ei pidanud enam kaua minema. Ja siis pärast oligi, nüüd me ootame, kui tuleb ära, siis ma pean midagi allkirjastama. Ja siis ütles omanik ka, et kui see nüüd sul käes on ja allkirjastatud, siis hakkame juba asju ümber minu nimele vormistama. Siukseid kergemaid, lihtsamaid asju nagu see turvafirma teema, mingi tuleohutus või tuletõrje või mis iganes kellega seal ja kes neid
õlisid ja seda siukest aineid ära viib sealt, et kõigiga vaikselt, siis hakkab nagu see päris protsess lõpuks pihta. Et täna on küll kolmapäev, vaatame, kas saab see nädal teada, võiks saada, oleks idekas. Ja niimoodi meil jookseb see vaikselt siin, et varsti saab arvatavasti loodetavasti töökoja, siis oleks super. Ja jah, tellisin ka enda autole nüüd siin taha pidurikettad, klotsid uued ära, need on vaja vahetada ees, uus rooli ots, õlifilter jälle vahetada, sest 20 või 10 tonni on jälle sõidetud, üle 20 tonni on nüüd koos juba. Kilomeetreid on tulnud ikka korralikult ja jah, auto pole veel aasta aega olnud, et juba teine hooldus käes, aga noh, odav on sellel teha õnneks. Ja ega rohkem ei olegi, tulge vaadake striimi homme, mis kell algab, ei ütle mitte kunagi, sest ei tea. Arvatavasti olen kohal, peaks olema, praeguseks plaan ei ole, aga see võib alati muutuda. Et kui miskit ette tuleb tähtsamad, siis ei tule striimi, aga jah, homme me oleme elektrilainel, siis nii-öelda teeme elektrit siin edasi ja vaatame, kuidas siin läheb, aga praegu on kõik. Praegu on ilus. Endiselt kogume siia kõvasti tonasid. Kõvasti on tulnud, väga palju on tulnud ja see on küll nagu super. Oleks ma teinud hooandja, ma arvan, mul poleks 1000 eurigi koos, et see striimimine, see tänu sellele on nagu nii rämedalt tulnud, et see vedas, et hooandja nii-öelda selle tagasi lükkas, et sai palju mõnusam formaat leidnud, kuidas seda teha. Inimestele või noh, ikka inimesi käib seal ja inimestele tundub, et meeldib ikkagi õhtuti mõned tunnid siin niisama jutustada või siis vaadata, mis me siin teeme ja samal ajal ju kõik aitavad ka, kes seal kaasa elavad. Et mitu pead on ikka mitu pead ja palju parem on asju teha, kui tuleb erinevaid ideid, mida teha. Et ise võid mingis asjas kindel olla, et mida teed, aga siis keegi mõtleb midagi muud ja võib-olla see ongi õige lahendus. Või siis lihtsalt annab juba uusi ideid, mida proovida. Et jah, see on äge, siuke. Midagi äkki saab õppida ka sealt ja mina õpin iga päev siin midagi uut, et mulle sobib see ja see töötab. Vot, aga praegu ongi kõik, mul ei ole siin rohkem midagi. Et tööd on, ja no räägin siis veel, üks kerge hooldus sai ka, tuli kuskilt Lampi kõrval külast üks roller ka hooldusesse, mingi X-Evo 400 2009 aasta äkki. No sellel oligi kerge, lihtsalt õlifilter, õhufilter ja küünal. Küünal oli vale pandud, sai nüüd õige küünla nagu manual ette näeb. Ja ega midagi rohkem olnudki. Õhufiltri vahetus oli siuke natuke nadi. Tegelikult oli õli ka natuke veits jama vahetast. Keskjala peal seistes, siis ta on täpselt see õlipotsik jääb sinna kuidagi viltu, aga sai õnneks õli õigesse kohta sisse ikkagi. Tehtud sai ja raha sai, nii et see on kõige tähtsam. Midagi hullu ei olnud selles mõttes, et okei töö oli. Lihtsalt oligi. Noh, kui siin on õhufiltri kopsik siuke väike, siis sellel teisel oli mega suur ja see tuli see ette. Ja poldid olid, mingi 3 polti siin taga, siis ehk siit kuskilt seest pidi siis neid välja kangutama. Õhufilter ise oli siuke pirakas. Et noh, võtsin kohe topelt õhufiltreid, et oleks järgmiseks korraks olemas ja õhufilter ka. Et kogu aeg ikkagi proovin tellida topelt asju, siis on nagu järgmiseks korraks ka olemas asjad. Jah. Tegelikult ma vahetasin veel Pablol siin esireffi ära, mille peal läks päris mitu tundi, sest et see oli päris kohutav töö, aga Pablo ise oli sõpradega baaris, vaatasid laivi, elasid kaasa, siis ta tuli õhtul siia, tõi õlut veel, siis jõime õlut ja siis oli äkki sama õhtu, kus räigeks tonamiseks läks, et see oli päris hea kino, aga seal oligi siselohv oli nii kinni jäänud, et seda mutrit lahti ei saanud, see oli ventiili külge roostetanud ja uut ventiili ei pand, kuna vana või noh, lohvi tähendab ei pand, kuna vana lohv oli korras. Aga sai tehtud niimoodi, et lohv oli terve aeg küljes ja nüüd on juba mitu nädalat möödas, pole probleem olnud. Pablo ülirahul selle uue refiga ka. Et siuke teema. Ja noh, mõned väiksemad asjad on veel talle tehtud saanud, et siukseid töid on. Aga aitab küll, siin ongi, kui striimis käite, siis see on teile kõik jutt juba täiesti tuttav, et teate seda kõike juba. Aga tegelikult tahaks iga nädal mingi video teha, lihtsalt ongi see, et kuna ma striimin nii palju, siis ma ei jõua või
mul ei ole lihtsalt midagi nagu näidata piltidena, kuna praegu ongi see, et ma ei pildista ja ma striimin samal ajal, siis ma proovin mingi aeg pildid ette ära teha, kui ma midagi kliendile tahan saata, või siis rolleri hoolduse ma tegingi ette ära lihtsalt, ma mõtlesin striimida, aga ma jõudsin hilja seda tegema pühapäeva õhtul, et tahtsin ruttu ära teha kliendile kätte ja siis on rahu majas, vot, aga rohkem ei olegi praegu on kõik korras, nii nagu elu käib siin, on ju, tulge striimi vaatama kõik ja eks näis, mis edasi saab. Aga homme teeme elektrit. Davai, tšau siis!